väga austatud õiguskantsler. Et lihtsalt ajaloo huvides tasub öelda seda, et need ettepanekud, mis te tegite, olid ka töörühmas olemas, et need ei ole nii, ütleme, näpuveana tekkinud probleemid. Ja tegelikult oli ka väga palju muid ettepanekuid, mis puudutab siis nii ütelda puuetega inimesi, maainimesi, kõike muud. Et minu arvates see mure tuleneb pigem sellest, et aastate jooksul teatud poliitiline jõud on saanud liiga suure mandaadi ja sellega omandanud liiga suure nagu enesekindluse ülbuse ja siis varjab seda nii ütelda selle taha, et kõik peab olema väga lihtne, maksud peavad väga lihtsad, ühetaolised olema ja väga odavalt teostatavad ja nii edasi. Et kas te oskate anda nagu mingi rohu, et kas kuidagi oleks nagu juriidiliselt vaja neid protsesse nagu rohkem jälgida, et vähemalt siis ametnikud õigusloome etapis siin samas Riigikogus juhiksid sellele tähelepanu? Aitäh rohkem. Suur aitäh! Saan korrata vaid varem öeldud, et igal Riigikogu liikmel sõltumata sellest, kas ta parasjagu toetab valitsust või mitte, on nii õigus kui kohustus vähemalt enda vastutusel olevad enda komisjoni ja soovitavalt kõik Riigikogu eelnõud lasta oma elukogemuse ja oma esindatavate valijate luubi alt läbi ja kui millestki ei saa aru, siis tuleb see asi selgeks teha, sest et siin Riigikogus on absoluutselt kõik inimesed, kes peavad igast normist aru saama. Et mitte ühelgi ametnikul ei ole õigust öelda, et ei peagi aru saama. Peab küll. Siin on inimesed, kes on võimelised aru saama ja kui teie ei saa, siis tõenäoliselt ei saa need ka, kes seda normi peavad täitma. Ja sellepärast see oleks üks hea suund minu arvates, et liikuda normide sõnastamisel tagasi selge ja lihtsa eesti keele juurde, isegi siis, kui tegemist on mõne direktiivi ülevõtmisega. Sest minu arvates olukord, kus normi lugedes ei ole võimalik aru saada, mida see päris elus tähendab, viib selle sama minu poolt korduvalt kirjeldatud metafoorini, et see seadus on nagu tühi raam, et sinna sisse pista võib ükskõik mis pildi ja sa ei oska mitte kuidagi ette näha, et milline ta siis lõpuks välja näeb. Aitäh! Ja lugupeetud õiguskantsler, ka mina leian, et teil on kindlasti õigus, et inimesed ei peaks maksma olematu vara eest ja seda muudatust kindlasti toetan. Aga ütlesite, et tegemist on keerulise eelnõuga ja tõenäoliselt Riigikogu ei suutnud kõiki ette näha ja et see on loomulik ka praegu eelkõnelejale sellise taolise vastuse. Tõele au andes tegelikult me automaksu sisseviimisel arutasime päris alguses kohe, et kas saaks seda maksta kuupõhiselt, analoogiliselt nagu autokindlustust makstakse ja võib-olla isegi koos kindlustusega. Seda tehnilist lahendust ei peetud võimalikuks, Eesti Maksu- ja Tolliamet pidas seda liiga keeruliseks, süsteemide ümberseadistamist nõudvaks ja rahaliselt kulukaks. Et tegelikult selles mõttes kindlasti oli see kohe alguses tegelikult selge, et see võib tuua kaasa probleeme. Ja lisaks on inimestele ka suureks koormuseks, kui nad seda korraga maksma peavad. Minu küsimus on aga see, et kas olete pannud tähele õiguskantslerina, et meil on mingeid teisi makse või mingeid toetusi, mis tegelikult arvestatakse aastapõhiselt, aga tegelikult näiteks oleks õigustatud maksta seda kuupõhiselt? Aitäh! Suur tänu! Ma usun, et head kolleegid rõdul selle küsimuse talletavad ja siin kasutan võimalust öelda seoses nende infosüsteemidega, et punkt 1, riiki juhib Riigikogu, mitte keegi teine. Punkt 2, inimene peab juhtima masinat, mitte masin inimest. Ja punkt 3, kui Riigikogu leiab, et näiteks mingisugune maks selleks, et ta oleks õiglane, tuleb kujundada mingil kindlal viisil, näiteks kas või päevapõhiselt, siis e-riigis, kui Eesti seda soovib olla, on see kahtlemata võimalik. Tuletan meelde, et aastal 1998, kui esimest korda automaks püüti kehtestada, toona väga väikeses määras ja muide eranditega, ja see oli see aeg, kus inimesed käisid maksu deklareerimas Maksuameti ukse taga paberist deklaratsioon peos, et siis peeti igal juhul võimalikuks seda, et nähakse ette nii erandid kui vajadusel siis maksud tagastatakse. Et too seadus ei toona vastu võtmata, aga tänases e-riigis kahtlemata, kui siht õigesti seada, et siis on võimalik ka vastavad tehnoloogilised lahendused ette näha. Ja võib-olla üks asi veel, mis tuli nüüd jutuks seoses selle üleriigilise kaamerate võrguga, et kui te, austatud Riigikogu liikmed, seda õigeks peate,
et siis palun hoidke silm peal, et mitte ühtegi senti ei investeerita mitte ühtegi infotehnoloogilisse lahendusse enne, kui Riigikogu on otsustanud, mismoodi see maks näiteks hakkab üldse välja nägema või mismoodi näiteks mingisugune kuritegevusega võitlemise raamistik hakkab välja nägema. Ja siis selle järel, kui Vabariigi President on seaduse välja kuulutanud, et siis selle järel on võimalik hakata maksumaksja raha arvel vajalikku infosüsteemi üles ehitama. Nii et jutt sellest, et infosüsteem ei võimalda Eesti Vabariigi Riigikogul oma põhiseaduslikku rolli täita, ma ei oskagi sellele hinnangut viisaka sõnaga anda. Aitäh!